iseenesest õigem oleks öelda, et me paneksime selle oma aparaadi kiirema välgusünkrooni peale, mis enamus on meil ikka vist 2 sajandik, aga kuna me töötame raadiosaatjatega täna, eks ju, sest keegi ei viitsi enam välke lahti lasta juhtmega ja Speedlightiga välke lahti lasta pole professionaalne. Selles mõttes me töötame raadiosaatjatega ja kindluse mõttes, kuna mina ei tea, kuidas see raadiolaine levib, mõnikord ta levib õige kiirusega ja mõnikord ta ei levi, eks ju, ehk siis mõnikord juhtub nii, et kui ta 2 sajandikuga panete, eks siis kipub, ma ei tea, iga 100 plõks kuskilt üks serv natukene nagu tumedamaks, nagu katik ei jõuaks järgi. Ja teine asi ka, kui inimene peab silmaga objektiivi leidma, see on 50-ga, see on kuskil siin tal. Vaatab juba maha, tekivad igasugused asjad. 100-ga ta vaatab sinna, 200-ga ta vaatab nagu sinna, ta on juba võib-olla kõik see oli, jah, ma ei oska öelda, aga ma olen ise ette seda ennem on ta natuke pikem, nagu Kristjan ütles, vähemalt 135, eks. Muidu venitate väga palju. Nüüd, kui te lähete juba suuremaks, selliseks, siis on juba parem minna natukene 100 poole tagasi, sest kui te võtate liiga pika, siis te lükkate pildi nagu liiga flätiks. Boksi valgus on nagu paneks pehme vatiga näkku, et see läheb natukene igale poole. Mida suurem boks, seda rohkem ta igale poole jõuab. Mingi päris nagu meigipilte tehakse loa suuruste boksidega, aga need muidugi angaarid on mida suurem see boks on, seda rohkem, seda ilusam on ta valgus näha peal. Aga see on jälle nükke teravalgus, see on natuke mingi vajuteid ees, aga ta ei ole nii, mina pärast näitan, mina pildistan paljuga lihtsalt välguga, aga see on hästi terav ja kohati on hästi kole, tuleb nagu jubedalt temaga junnida, et see on nagu kontrollitav.